Tervist! Selleks, et lihas kasvaks ja muutuks tugevamaks, on tarvis teha kahte asja. Esiteks on muidugi tarvis teha lihastreeningut, teha seda targalt ja regulaarselt. Ja teiseks peab sööma piisavas koguses valku, sellepärast et valgust saab meie organism aminohappeid, mis on lihassünteesiks vajalik ehitusmaterjal. Me oleme olnud väga pikalt veendunud, et on olemas teatud nii-öelda anaboolne aken, ehk siis valku peaks adekvaatses koguses tarvitama vähemalt tund või 2 pärast lihastreeningut, sest vastasel juhul lihassüntees ei käivitu ehk lihtsamalt ja inimesi keeli öeldes meie jõutreening muutub mõttetuks. Viimase 5-10 aasta teadusuuringud on selle arvamuse üsna üheselt ümber lükanud, aga kui ma loen antud valdkonda puudutavaid artikleid ja neid ma ikka loen, kuigi peamiselt ma saan oma info otseallikast ehk siis teadusuuringutest, siis mainitakse sageli ikkagi lõpuks ära, et on oluline teatud aja jooksul pärast lihastreeningut tarvitada paras ports valku. Seega on meil siis tegemist müüdiga, mis püsib väga kangekaelselt ja selles mõttes on ju tore, et aeg-ajalt tehakse uusi teadusuuringuid, mis antud teemat üle vaatlevad. Võtamegi siis ette värske teadusuuringu, milles osales 31 regulaarselt jõutreeningut tegevat meesterahvast keskmise vanusega 24 eluaastat. Antud teemal on uuringuid tehtud päris palju, aga selle uurimistöö üheks tugevuseks on just see, et siin vaadeldi valgu tarbimise ajastamise mõju lihastreeningust tulenevale lihasmassi, lihastugevusele ja lihasvastupidavuse kasvule tervetele parimas eas meesterahvastele, kes on teinud jõutreeningut regulaarselt juba aastaid. Samas kui üllatavalt paljudes varasemates teadustöödes on sealt võetud mingid suvalised inimesed või on seal isegi osalenud eakad inimesed või ülekaalulised inimesed või on erinevaid kroonilisi tõbesid põdevaid inimesi kokku kogutud ja nende peal siis see katse ära tehtud. Muidugi me saame ka selliste uuringute tulemusi teatud ulatuses tervetele täiskasvanutele üle kanda. Aga kui sa ise oled terve täiskasvanu, kes on, nagu ma juba ütlesin, terve ja käib regulaarselt jõusaalis, siis on täna tutvustatud uuring sulle palju adekvaatsem võrdlusmaterjal. Nii et suur tänu teadlastele! 8 nädalat kestnud juhuvalimil põhineva teadustöö raames toitusid kõik katsealused nii, et nad said igapäevaselt 2 grammi valku iga oma kehakaalu kilo kohta. Ehk siis tarbitud valgu kogus päeva lõikes oli kenasti kontrollitud, mis on antud tüüpi uuringutes väga oluline. Kõik katsealused tegid 4-5 korda nädalas jõusaalis lihastreeningut, kus juures nende treeningmahu puhul arvestati nende uuringueelset treeningmahtu. Ehk siis igasugune lihaskasv või lihastugevuse kasvu erinevus ei saanud tulla sellest, et üks grupp hakkas äkki meeletult palju rohkem trenni tegema. Uuringus osalejad löödi 2 gruppi. Esimese grupi liikmed tarvitasid 25 grammi vadakuvalku vahetult enne ja vahetult pärast jõutreeningut. Ja teise grupi liikmetele tehti 3-tunnine paus, ehk siis nad sõid sama koguse vadakuvalku 3 tundi enne ja 3 tundi pärast jõutreeningut. Kui 8 nädala pärast tehti põhjalikud mõõtmised ja kaalumised, siis selgus, et mõlema grupi liikmed kasvatasid lihasmassi ja nende lihastugevus ja lihasvastupidavus tõusid samal määral. Ehk siis tulemustes ei leitud statistilist erinevust. Kui tulemused ühe lausega kokku võtta, siis saab öelda, et kui sa tarvitad päevas adekvaatses koguses valku, kusjuures antud uuringus kasutatud 2 grammi iga kehakaalu kilo kohta, oli ikka võetud korraliku varuga, sest enamikes teadusuuringutes on leitud, et 1,5–1,6 grammi kehakaalu iga kilo kohta on see tase, millest edasi enamike inimeste puhul kasu kas absoluutselt ei ole või on see pehmelt öeldes marginaalne. Siis ei ole vahet, millal sa selle valgu endale sisse ajad ja samuti saime taaskord kinnitust, et nõnda nimetatud anaboolset akent pärast jõutreeningut tegelikult ei eksisteeri või see eksisteerib mingil kujul, aga selle pikkus on vähemalt 3 tundi ja tõenäoliselt, eriti kui vaadata teisi antud vallas tehtud uuringuid, on see veel pikem. Väga pikalt on ka arvatud, et korraga ei ole mõtet tarvitada enam kui 25 grammi proteiini, sest su organism ei suuda lihassünteesiks sellest enam korraga ära kasutada.
aga möödunud aasta detsembrist on meil olemas suurepärane teadustöö, mis näitab üheselt, et kui sa sööd korraga ka näiteks 100 grammi valku, siis ei lähe sellest tegelikult lihaskasvu ja lihaste tugevamaks muutmise mõttes suurt midagi kaotsi, sest su lihassünteesi markerid on lihtsalt kõrgemad pikema aja vältel. Muide, ma tegin sellest 100 grammi valgu tarbimise teadustööst ka eraldi video ja kuna see teadustöö on tõepoolest väga põnev ja meie seniseid teadmisi ikkagi ümber lükkav, siis ma soovitan sul see video läbi vaadata, kui see teema pakub sulle huvi. Ja ma panen selle video juurde lingi pildikasti alla. Kui me räägime soovitusest tarvitada valku mitmepäevase söögikorraga 20–25 grammi kaupa, siis ei ole sellel soovitusel võib-olla meie praeguste teadmiste valguses füsioloogilist alust. Aga samas tegelikult, kui aus olla, see ei ole üldse rumal soovitus, sest lihassünteesiks vajalik kogus valku on lihtsalt mitme söögikorraga oluliselt kergem kätte saada, kui üritada see alla ajada ainult ühe söögikorraga. Aga nii või teisiti, päeva lõpuks on ennekõike oluline, kui palju sa päevas kokku valku oled söönud, mitte see, millal sa seda tegid. Ja loomulikult on lihasmassi ja tugevuse kasvuks oluline teha regulaarselt ja mõistlikult lihastreeningut. Sest kui sa seda ei tee, siis sa võid ennast valgust täiesti paiste süüa, aga lihased ikka ei kasva. Jõusaalis näeme!